Kas sinu stiil või riietus on sulle elus uksi avanud? Ma ei tea, ma ei ole küsinud. Need uksed, kus on sisse läinud, ma ei ole küsinud seal. Ma arvan, et kindlasti on, kui sa oskad nagu riides käia, sa ei pea käima kogu aeg mingi lipsu ülikonnaga, sa ei pea olema top of the top outfitidega, eks ju. Aga kui sa oskad õiges olukorras õigesti riides käia, siis kindlasti saab sulle uksi, kindlasti keegi viska sulle lihtsalt raha selle peale, et näe, sul ilusti riides, aga sind võetakse kindlasti paremini vastu, sind kuulatakse ja võetakse võib-olla vahel veidike tõsisemalt. Siin vahepeal, kui ma natukene oma nagu erialast professiooni otsisin, siis oli küll see, et ma jumala eest tahtsin, ma saaks videointervjuu, et ma saaks näidata ennast, sest siis ma tean, et nad kuulavad mind. Meili teel ma võin täiesti toruloru nagu tunduda selles suhtes, et välimus kindlasti natukene aitab. See absoluutselt kunagi, mul on mingid enesekriitilised nagu välimusmõtted terve elu olnud, ma ei ole nagu enda välimusega rahul, aga vähemalt ma oskan, ma tean riides käia teatud olukordades õigesti, et siis natuke võib-olla võetakse tõsisemalt mind, eks. Ja vahel on kusjuures minu arust on jumala hea point on see, et riietu rohkem nagu üle nii-öelda dress over, eks ju, või dress more, siis sa püüad võib-olla tähelepanu, aga võib-olla minu jaoks nii-öelda stilistika või kuskil riietusmaailmas on praegu see nagu riieta ennast läinud üle piiri. Mulle üldse see ei meeldi. Dress to impress, aga nagu don't dress to shock. Mulle see, this is no go nagu. Siin vahepeal oli hästi see väga sveta šoki riietused outfitid, siis mul oli see tunne, et ma tahaks olla full hall hiireke. Sellepärast, et ütleme nii-öelda, et see väga šokk oli standard, eks ju. Väga mingi värviline silma jääb meelega rõve, et kui see muutub standardiks, siis minu arust on lahe siis olla nagu see hall hiireke ja kuhugi ära sulanduda oma riietusega, olla nagu maitsekalt basic, eks ju.